Tere hommikust ja tere tulemast kuulama 5. hommikukohvi Meritiga. Hommikukohv Meritiga on veebiseminaride sari, kuhu me kutsume külla enda partnereid, enda kasutajaid ja lisaks ka muidugi Meriti töötajaid. Tänase hommikukohvi teemaks on puhkuste haldus. Mina olen Annike Tolmats, olen Merit tarkvara turundusjuht ja olen tänase veebiseminari läbiviija. Tänase veebiseminari kestvus on 45 minutit. Katsume selle ajaga hakkama saada ja lisaks me täna väga ootame teie kõigi küsimusi. Et selleks, et teid motiveerida rohkem küsima, on Meritil teile ka väike kingitus, et siin ees on siis selline Merit tarkvara seljakott, et see on väga hea seljakott, vargakindel, nii et kes tunneb, et tahaks uuele aastale vastu minna uue seljakotiga, siis siin Zoomis on Q&A koht, et palun kõigil kõik küsimused sinna esitada, et me alguses teeme siin natukene tutvust ja seejärel asume küsimuste kallale, et kindlasti väga hea võimalus küsida küsimusi ka otse Jesteri ja Meriti kasutajalt, et tavaliselt kui helistada klienditukke, siis ükski kasutaja ju vastu ei võta. Nii. Ja lisaks on ka Jesteri poolt teile pandud välja auhind, et üks õnnelik küsija võidab siis 5 kuuks Jesteri tarkvara kasutamise tasuta. Ja lisaks on ka Jesteril kõigile, kellele loosirattas ei vea, väike auhind, või siis õigemini väike selline komm, ehk siis kõik, kes enne aasta lõppu tellivad Jesteri aastalitsentsi, saavad 3 kuuks tarkvara kasutamise tasuta. Nii, aga te olete kindlasti väga põnevil, et kellega me siin istun, et palun Annika, kas sa tutvustaksid, et kes sa oled ja kus sa tuled? Nii, mina olen siis Annika, et kui muidu minu nimi on Annika, siis Meritis minust sai Annika, sest meil tekkis juurde Annike, et siis see rõhk muutus. Aga mina olen Meriti finantsjuht, siis poole kohaga, teise poolega ma olen Merit palkaarendustiimis arenduskonsultant, ehk et olen siis nagu käepikendus Meriti kliendi toe ja arendusmeeskonna vahel. Ja olen Meritis olnud juba üle 8 aasta ja kasvasin välja tegelikult kliendi toest. Mina olen Ahto Evoconist ja mina olen siis Evoconi kaasasutaja ja vastav finantside ja administratiivpoole eest. Et oleme seda teinud 12 aastat juba ja siis meie ettevõte tegeleb siis tarkvara lahenduse pakkumisega tootmisettevõtetele, et jälgime nende efektiivsust ja nii on. Tere, mina olen Jaanus ja täna esindan Jesterit. Ma räägin paari sõnaga ka, mis Jester teeb. Jester on olnud ettevõtetele, kes soovivad teha asju täna paremini, kui nad tegid eile. Meie kodulehel on välja toodud meie tunnuslause, et sinu ettevõtte töövood ühes kohas. Kui me täna räägime puhkustest ja puhkuse graafikutest, siis need töövood, mis Jester aitab teha digitaalseks, on väga mitmekülgsed ja erinevad. Me võime rääkida lähetustest, kuluaruannetest, sõidukompensatsioonidest või kliendikaebuste menetlemistest. Et mida me klientidele oleme teinud, on väga erinevad. Et need erinevad ticketingi süsteeme on ka mitmeid. Aga valmis moodulitest, mis on kõigile kiiresti kasutusele võetavad, on puhkused, kuluarvand, lähetused, autokompensatsioonid, juhendid, siukesi igapäevased töövooge, mis hetkel võivad olla paberi ja tekitavad siukest segadust ja arusaamatust. Et see on üldiselt sellest, mis me teeme. Ja tegelikult Jester sai alguse ettevõtete probleemist või sellega ühe ettevõtte mures, kus kõik asjad olid paberi peal. Ja nüüd, kui me oleme juba mitu aastat tegutsenud, siis me oleme pakkunud ka teistele ettevõtetele seda lahendust, mis tänaseks on Jester. Võib-olla siis annan sõna edasi. Nii, Ahto, sina kasutad nii Meritit kui ka Jesterit. Kas sa räägiksid meile, et miks te üldse otsustasite Jesteri kasutusele võtta?
No, tausta mõttes natukene, et siis meil ettevõttes on 25 töötajat täna seisuga. Meil on 2 kontorit, üks on Tartus, teine on Tallinnas ja paljud töötajad töötavad ka kodukontorites, nii et meil on selline hajutatud töötamise skeem. Ja sellest tulenevalt juba kõiki asju paberi peal teha on nagu väga ebamugav. Ja me olemegi proovinud niimoodi, et võimalikult palju automatiseerida erinevate lahendustega ja siis elimineerida see paberi osa. Ja nii-öelda Jesteri osas meil tekkis vajadus võib-olla juba siis, kui meil ettevõttes oli 10 töötajat umbes. Et siis üks näide, kus inimesed ikka küsivad oma puhkuse jääki, mis võib siis olla, igaüks küsib 2 korda aastas, pöördub minu poole, mina pöördun raamatupidaja poole, see tähendab, et juba 20 korda vähemalt aastas küsitakse seda. Ja siis töötaja ise seda ei näe, kuigi ta võib-olla tahaks ka jooksvalt seda ise vaadata. Ja siis see nagu tekitas probleeme ja palju segadust, et eriti kui see puhkusejääk nagu ei klappinud, et töötaja arvas, et tal justkui peaks nagu rohkem olema. Või siis ise vaatad, et töötaja justkui on võtnud pikki puhkusid, aga samas on nagu 1,5 aasta jagu puhkust jääki veel nagu alles. Ja siis hakata seda nagu välja kaevama, et kus see viga nagu tekkis, et kas nad kõik puhkuseavaldused on olemas, kas nad on õigeaegselt tehtud, kes neid kinnitas või kas keegi üldse kinnitas või lihtsalt töötaja ütles, et ma olen puhkusele ja suht väike meeskond ka, siis ülemused on okei puhkusele minna, aga lõppkokkuvõttes kuhugi kirjas nagu ei lähe, et siis et see oli nagu meie jaoks oli suur probleem, et pärast seda Jesteri juurutamist mina olen enda jaoks selle teema nagu ära unustanud, et tehakse avaldusi seal ja kinnitamine käib seal ja pärast on märk maas ka kõikidest asjadest ühes kohas, et ei ole kuskil e-mailis või kuskil. See oli nagu põhiasi. Nii, Annika, kas sa räägiksid natukene, et kuidas meil Meritis on Jesteri kasutuselevõtt läinud, et me oleme siin 2 kuud maksimaalselt kasutanud Jesterit? Jah, et lisaks siis minu tööülesanne on ka meie Meriti töötajate palga arvestamine ja miks Jester on oluline, tegelikult nagu Ahto mainis, need puhkuse jäägid üks asi. Et see oli alati nii, et kui ma tulin tööle, meil on selline pikk koridor, enne kui ma jõuan enda tuppa ja siis ikka keegi hõikas, et Annika, et kiiret üldse pole, aga et kui sul kunagi aega on, et siis vaata palju mu puhkuse jääk on. Ja sellega oli siis nii, et sa pidid selle siis nagu meelde jätma, et ta tahab seda nagu teada. Võib-olla sa unustasid selle ära, kunagi küsi selle uuesti, et hästi palju segadust oli sellega. Ja oligi see, et võib-olla siis aasta lõpus, keegi ju tegelikult ei teadnud, palju neil täpselt see jääk on, või kui nad ei küsinud. Ja siis tekkis olukord, kus aasta lõpus oli tegelikult jäänud päris palju puhkust kasutamata lihtsalt. Ja meil muudkui see reserv suurenes ja suurenes. Et seda esiteks. Teiseks, mis on hästi hea, et meil oli ennem ka tegelikult see teavitamise süsteem selline, et töötaja lisas oma puhkuse Google'i kalendrisse, kus need puhkused automaatselt liikusid edasi meie suhtluskanalisse Slack, ühte kanalisse siis, ja sealt oli hea jälgida. Sealt mina siis sisestasin tegelikult kõik need puhkused Merit palka. Seal kanalis me ka siis ütlesime, et me tühistasime oma puhkuse, me nüüd puhkame hoopis teisel ajal, ja siis kui ma seda kanalit järjest seal lappasin, siis muudkui lisasin, muutsin, sisestasin uuesti, see võttis tohutu aja. Et nüüd tegelikult töötajate jaoks ei muutunud midagi. Nemad lihtsalt, see muutused selle asemel, et nad Google'i kalendrisse sisestavad oma puhkuse, nad lisavad selle nüüd Jesterisse. Jesterist need liiguvad samamoodi edasi sinna Google'i kalendrisse ja Google'i kalendrist need samamoodi liiguvad edasi Slack. Ehk et meie see infosüsteem on sama, aga lisaks siis minule nagu boonusena Jesterist liiguvad need puhkused ka Merit palka automaatselt ja minul on nagu ära jäänud kogu see sisestamise vaev, sisestamine, muutmine, sisestamine, et need on automaatselt seal olemas ja ma tegelikult lihtsalt kontrollin ja töötajad siis oma puhkuse jääki jälgivad nüüd ise, saavad siis oma puhkuseid planeerida ja ma ütleks, et oluline ajavõit esiteks ja teiseks ka siis nagu just see efektiivsus ja siuke vähem killustatus on see, mis on nagu Merit võitnud sellest.
ja meie poolt võib-olla veel on need erandjuhtumid on ka, mis on nagu oluline. Et töötajad tihtipeale ei tea, et nad peavad näiteks võtma täisnädala puhkust, mitte nii, et ma ei saa võtan esmaspäevast reedeni alati, eks ju. Ja siis ongi nii, et inimene siis tuleb oma puhkusavaldusega, on selline, et ongi 4 tööpäeva näiteks, et see ei saa, et sa pead ringi tegema. Aga kui neid inimesi on palju, siis see tükib korduma, siis on siuke administratiivkoormus. Aga Esteris on reegel peal, et kui sa pead võtma nädalavahetuse päevad sisse, kui sa võtad rohkem kui 2 päeva korraga puhkust, näiteks meie puhul. Et siis ta lihtsalt ei saa seda puhkust sellistel kuupäevadel võtta. Ja näiteks siis see ka, et kui viimasel päeval, et ma lähen homme lähen puhkusele, siin on mu puhkusavaldus, palun puhkuse raha enne puhkusele minekut, eks ju. Nüüd kas ma siis saadan ta tagasi või siis ütlen, et küll ära tee ringi, kanname siis raha 3-4 päeva hiljem ja siis põhimõtteliselt, kui tagantjärgi keegi tahab öelda, siis ta ütleb, et te olete maksetega hiljaks jäänud. Ja praegu aktuaalne on ka need haiguslehed, eks ju. Et puhkuse arvestuse mõttes need haiguspäevad, meie neid kuskil nagu ei registreerinud, jah, keegi oli haige, tuli tagasi, siis kui tuli meelde, siis ütles, et ole hea, et on oma haigusleht ka, eks ju. Siis täna on niimoodi, et kui nad puuduvad või on haigusleht, siis nad panevad kirja, et ma jäin tänaseks haigeks. Mis eeldatavalt, ma ei tea, gripp kestab nädal aega, et paned algusele nädal aega ja kui nad pärast tagasi tulevad, siis nad märgivad täpselt ära, et millal see haigusleht siis lõppes. Ja siis ei ole seda, et tegelikult oli inimene haiguslehel või tal ei olnud meeles üldse arsti, kes küsida seda haiguslehte ja oli üldse, ma ei tea, Tallinna kontoris kuskil või kodukontoris ja siis me maksame täispalga haiguspäevade eest ka välja ja siuksi erandlikke asju tuleb ka nagu välja. Et see veel see puhkuserahad enne puhkusele minekut on ka reegliga paika pandud, et kui see on rohkem kui nädal, kui sul on rohkem kui nädal puhkuseni, siis sa saad selle puhkuseraha ka enne puhkusele minekut, aga kui sa teed hiljem, siis ta ei anna sulle seda valikut, siis ütleb, et ongi puhkuseraha kuu palgaga jääbki selle valiku peale. Muidugi eraldi kokkulepet saab pigem vältima. Ja Esteris on võimalik erinevad reeglid kasutada, et praegu Ahto tõi välja selle reegli, kui tahetakse minna puhkusele ja küsida raha ette, aga kui sa tahad minna homme puhkusele, siis keegi ei jõua seda ära kinnitada, raha ei saa üle kanda ja see läheb ka seadusega vastuollu kokkuvõttes. Ja võib panna siis reegel peale, et näiteks nädal aega enne puhkusele minekut ei ole võimalik taodelda. Seadus on isegi 2 nädalat, mis see aeg. Ja teine reegel, mis on väga populaarne, on see, et kui sa võtad nädala sees 3 päeva või rohkem, siis võid ka kaasama nädalavahetuse päevi sinna. Ja see vähendab ettevõtetel seda osa, kus peab töötajad teavitama kogu aeg, et ole hea, et muuda need avaldust, et niimoodi me ei saa seda võtta. Ja tegelikult me informeerime ka sellest juba Esteri keskkonnas töötajaid, kui sa valid seal põhipuhkuse liigiks, siis me kuvame selle kohta ettevõtte põhimõtteid, kuidas seda on võimalik võtta. Mõnel ettevõttel on, et 7 päeva võib alati võtma järjest, mõnel ei ole seda reeglit. Ja siis seal on kirjas need reeglid. Et need reeglid on võimalik erinevaid Esteris kasutusele võtta. Ja ka siukest reeglid võime kasutada tegelikult, kus sinu puhkusaldo aastalõpu seisuga ei saa nulli minna. Et on väga erinevaid reeglid kasutusele võetud nii põhipuhkuse kohta, mõne ettevõttel on ka talvepuhkusega reeglid. Ja seal võib olla võetud täiesti unikaalne reegel, millest meil kuulnud ei ole, et ootame põnevusega, mis sealt tulla võib. Võib-olla lisaks juurde ka selle kohta, kui keegi tahab raha ette saada. Kui tehakse täna puhkusavaldus järgmise aasta veebruarikuu kohta, siis tegelikult on päris raske meeles pidada, kes kuna tahab raha ette saada. Aga Esteris on selle kohta teavitus ja inimesele, kes tegeleb palgaarvestusega, läheb selle kohta ülesanne. Ta saab selle kohta e-maili. Esteris tuleb tal ülesanne, et palun arvestada sellele inimesele puhkusrahad. Ja seetõttu see manageerimine läheb lihtsamaks ja me aitame
ka palgaarvestajaid. Ei ole ainult lihtsam ettevõttel ja töötajatel on ülevaade kogu aeg, vaid läheb ka finantsinimestel elu selles osas kergemaks. Ja selle suhtes on nagu juhtidel ka kergem, et kui sul on paberil pikalt ette tehtud üks avaldus, teiselt inimeselt teine avaldus, tegelikult nad peaksid nii-öelda üksteist katma, siis sa avastad paberilt, et nad on mõlemad läinud, et ühel ajal puhkusel. Et puhkuse graafik on, kui siin Annika tõi välja, et läheb Google'is, siis tegelikult Esteris on samamoodi puhkuse kalender olemas. Kõik saavad sellele ligi, nad ei näe selline detailinformatsiooni, nad näevad seda, et kui Ahto on haige või keegi on puhkusel, seal on võimalik märkida, keegi on kodukontoris. Me oleme teinud üks lahendus, kus märgitakse, et ollakse kontoris. See on niisugune, mis ettevõttel vaja on, saab sinna kalendrisse lõpuks märkida. Aga jah, kalender on olemas ja see annab kõigile ülevaate selle kohta, et kes kuna puhkab. Võib-olla ütleks ka, et osakonnajuhid näevad ka detailinformatsiooni oma osakonna kohta ehk kõiki puhkuseavaldusi detailselt. Ja loomulikult on kinnitusring, kus alguses töötaja teeb avalduse, see läheb juhile kinnitamiseks. Võib-olla on üks kinnitusring veel, mõni juht veel kinnitada, mõned ettevõttes on, mõnes ei ole. Ja siis ta läheb personali inimese kätte, kes siis saab seda nii-öelda lõpuks üle vaadata ja lõpuks liigutada siis Meritisse. Et on jah, kalender, kinnitusringid ja kõigil on näha ka enda puhkusesaldo ja juhtidel on näha ka oma tiimi puhkusesaldo. Ehk siis võib ka öelda, et ole hea, Mati, et sul on läbipõlemisoht juba päris suureks muutunud, et kipub seal 50-60 kantide saldo, et äkki seekord läheksid puhkusele. Et saab ka selle silma peal hoida. Meil on veel mingid puhkusega väikseid erandeid ka, et kui töötaja staaž on meil 3 aastat, siis me lisame talle 3 puhkusepäeva aastasse, kui saab 5 aastat, siis 5 päeva. Ja lisaks on, et kui on töötajal sünnipäev, siis kui meid oli kuni 10, siis me jooksime mööda poodi, otsisime kingitust ja panime raha kokku. Siis me otsustasime, et sünnipäeva puhul me ettevõtte poolt anname ühe lisapuhkepäeva. Ja siis seda vist praegu me nii-öelda Meritisse ei lisa, seda sünnipäevapäeva, et seda lihtsalt on Esteris üleval, et kui ta sealt selle liigi valib, siis me teame, et on selle oma sünnipäevapäevaga ära võtnud, et kellegil 3 korda aastas sünnipäeva ei oleks. Aga Jaanus, kas sa räägiksid, et milliseid andmeid saab siis vahetada Esteri ja Merit palga vahel? Jaa, mis liigub Meritisse ja Esterist on puhkuse taotlused. Ja kes Meriti kasutajad, teate, kuidas Meritis osa käib. Ja seetõttu me saadame neid puhkuseavaldusi, mis on kinnitatud Meritisse 4 päeva enne puhkuse algust. Ja see on sellepärast, et inimesed võivad neid puhkuseavaldusi ju tühistada, nad ei lähe puhkusele, kuigi algselt on planeerinud puhkusele minekut. Ja seetõttu me oleme pannud niisuguse reegli peale. Seda on muidugi muuta, kui ettevõttel on soov, et ainult 1 korra kuus tuleks või mingi teise loogika järgi. Aga ta liigub ühe korra siis 4 päeva enne puhkuse algust. Ja see võimaldab ka seda, et kui on puhkuse rahade arvestuses on oluline, palju see eelmised kuudel olete palka saanud ja kui keegi teeb detsembris järgmise aasta alguses puhkuseavalduse ja see liigus kohe Meritisse, siis tegelikult see arvestus täiesti vale. Et sellepärast on oluline, et ta ei liiguks liiga vara sinna. Ja teine asi, mis me saame Meritist on puhkusesaldad ja sealt siis valukoha likvideerimine tuleb. Ja kelle tekib küsimus, et siin tekib väike ajaline erinevus. Merit tegelikult ei tea ju kõikidest puhkuseavaldustest, mis on tehtud, sest me ei ole lihtsalt saatnud neid sinna. Siis Ester võtab selle osa maha ise, mis ei ole veel Meritisse liikunud. Ehk siis, kui keegi võtab 2 nädalat puhkust 2023 aasta juulis, siis jaanuarikuus vaadates on näha, et tal ei ole 28
päeva puhkust võtta, vaid tal on näha, et 14 päeva puhkust võtta. Need on 2 põhiinformatsiooni, mis hetkel liiguvad. Neid asju, mis liikuma hakkavad, tulevad veel, aga siis räägime hiljem sellest. Nii, meil on vahepeal üks küsimus tulnud. Ma ütleks kõigile teistele ka, kes ei ole veel küsimusi esitanud, et küsigi julgelt, meil on välja pandud 2 auhinda. Nii et kuna praegu on üks küsimus, siis kui tuleb ainult üks juurde, siis on väga suur šanss võita. Et auhindadeks on siis Merit Tarkvara seljakott ja teiseks auhinnaks on siis 5 kuud Jesteri kasutamist tasuta. Nii, aga ma loen nüüd selle küsimuse ette. Airi Saar küsib, kui firmal on alati kollektiivpuhkus ja töötajaid on palju, kas siis Meritis on võimalik kuidagi korraga kõigile puhkuse päevad kirja panna, et ei pea üksikult neid hakkama lisama? Ma tahaks öelda, et see võiks... Ja, see võib olla küsimus meile. Tegelikult meil on siin valmima selle aasta lõpuks üks lahendus, mis on puhkuse graafikute tegemine. Ja puhkuse graafikute tegemisel on võimalik panna osakonna juhil näiteks paika kollektiivpuhkus. Ehk siis selles ettevõttes on sul võimalik panna paika 2 nädalat, tõmbad kõigile graafiku peal visuaalselt 2 nädalat sinna puhkust. Mõni inimene tõenäoliselt ei lähe kollektiivpuhkusele, et kui tegemist on tootmisega, siis nendel inimestel on midagi hooldada, selle aega teised kollektiivpuhkusel on, siis on mingid töid vaja teha, et kõik ju alati ei lähe kollektiivpuhkusele. Ja saabki valida, kellele see kollektiivpuhkus läheb, see kinnitatakse juhi poolt ära ja see saab liikuda samamoodi siis lõpuks Meritisse enne puhkuse algust. Nii, aga kui nüüd keegi tahab võtta Jesteri kasutusele, mis on järgmised sammud? Kirjutage mulle, et saate kirjutada minule janus@jester.eu või minna meie kodulehele jester.eu ja kirjutada seal on niisugune kontaktivorm. Ja see kasutusvõtmine on üpris lihtne. Merit on väga hea partner, sest Meritiga selle ühenduse loomine on väga lihtne. Annate neile märku, saab genereerida API võtme ja API nime vist. ID ja siis need meile andes me saame juba ära ühendada Meritiga. Ja see protsess tegelikult on lihtsam, kuidas ette kujutatakse. Teine asi, andke meile oma töötajate nimekiri. Paneme nad Jesterisse, nad saavad Jesterist kirja, mille alusel nad saavad parooli ja siis saavad Jesterisse logida ja saavad juba kasutama asuda. Ma arvan, et sammud on päris väikesed. Kokkuvõtteks, et Jesteri kasutusele võtta, ma arvan, mingi ettevõttes, kus ongi alla 30 töötaja, isegi see töötajate arv kokkuvõttes ei määra väga palju. See ei lähe üle paari tunni teie tööaega, et see on lihtsalt see, et me arutame läbi need asjad, kuidas tahate asjad töötavad. Ja siis tuleb ka oma töötajatele öelda, et nüüd ütleme Jesteri kasutusele, ma annan teile juhendi, mida saate siis ka töötajatele jagada kommunikatsioonis ja see kasutusele võtta tegelikult läheb päris kiiresti. No, meil oli nagu Jesteri poolt üsna palju abi ka, et ei olnud päris niimoodi, et lähed veebilehele ja siis hakka ise vaatama, kuidas sa need otsad kokku viid, et see toe pool on ka oluline, et see aitab sul need asjad ikkagi üles panna, et sa ei jääks üksinda siin. Ja me aitame algusest lõpuni, et kui teil on küsimusi, siis me alati toetame, et Meriti kliendituge see kogemust me oleme üritanud kopeerida, sest meile endale väga Meriti klienditugi meeldib. Olen ise olnud Meriti kasutaja juba aastaid, väga palju aastaid ja alati on saanud head ja õiged vastused, et me üritame samamoodi oma kliente toetada lõpuni. Nii, aga siin on vahepeal küsimused olnud. Hannele küsib, tere, kas tööaja tabelite funktsionaalsus on ka olemas? Tööaja tabeleid Jesteris teha ei saa ehk tööaja arvestust, ma mõtlesin selle all. Aga meil on erinevad partnerid, näiteks praeguse hetkel on meil üks partner, kellega
on ka integratsioon loomisel ja see on Begin. Nii et kui te võtate kasutusele Yesteri, Begini ja Meriti, siis tegelikult teil on niisugune kombo, kus informatsioon liigub automaatselt. Et ma tean, et Beginist saab Meritisse informatsiooni importida. Kui töötaja või osakonnajuht näiteks teeb puhkuseavalduse kas oma tiimile või töötaja teeb endale, või kas see märgib, et on haige, siis see info liigub Yesterist Begini ja samamoodi Yesterist Meritisse. Et see informatsioon on automaatne ja see ühenduse loomine Beginiga on ka, saab olema väga, väga lihtne. Nii et me aitame luua niisugust täis automaatset ja digitaalset süsteemi. Aga kõiki asju me ise teha ei plaani ja kasutame selles ka väga häid partnerid, kes Eestis on. Et neid, kes teevad tööaja arvestust, on kindlasti veel teisigi väga häid, kuhu saab infot saata. Nii, Kristel Jüristo küsib. Tere! Kui inimene peaks haigestuma puhkuse ajal, väidame, et puhkusepäevad on välja makstud, siis kuidas toimub puhkuse katkestus? Puhkust saab katkestada sellisena, et see tuleb siis tühistada. Kui puhkus on tühistatud ja see on juba eksporditud Meritisse, siis Meritisse me ei saa tühistatud puhkust saata, sest läbi API ei ole võimalik seda puhkust tühistada, palgaarvestus on veel tehtud, see ei ole kõige parem mõte. Seetõttu, kui keegi tühistab puhkuse ja see Meritisse liikunud, tuleb selle kohta ka raamatupidajale teavitus, et see puhkus on tühistatud, see inimene on haige ja ta saab teha Meritis korrektsiooni. Ja iga puhkuse tühistamine on tegelikult samasugune protsess kui puhkuse tegemine. Ehk ainult sellest alustad seda juba olemasole puhkuse pealt ja juhtub sellega kinnitama. Haiguslehe puhul on natukene erinev, kui inimene haigeks, aga põhimõtteliselt juht peaks ka siis kinnitama seda tühistamist. Ja kui see tühistamine on algatatud, saab töötaja teha ka haiguslehe märkida, et jäin haigeks ja siis lõpuks liigub see informatsioon oma juhini ja siis ka Meritisse. Nii, Kristel küsib, kas Yesterile on ka mobiilist juurdepääs? Ja, Yesterit saab kasutada mobiilist. Meil ei ole selleks äppi, vaid meie lahendus on selline, et te lähete meie kodulehele, saate sisse logida. Nii et pääsed ligi igalt poolt. Meie jaoks on see, et äppi ei ole, on hetke nagu boonus, et ei pea olema üks ise. Mul endal hästi veel äpp veel lõpuks, kui sa pead piirdes alla tõmbama. Ja telefoni kaudu on võimalik seda teha, sa saad kinnitada puhkuseid läbi telefoni. Tegelikult saab puhkuseid kinnitada läbi e-maili, sest kui juht saab puhkuse avalduse, ta saab selle ka e-mailist ära kinnitada, peagi Yesterisse minema, kui teab, et see on kõik on hästi. Aga saab teha avaldusi Yesteris ja kui nüüd tuua sisse avalduse, kus on vaja lisada mingi pilt või mingi dokument. Näiteks, kui te teete õppepuhkuse avaldust, lähete õppepuhkusele ja ettevõte soovib, et see oleks kindlasti dokumendist koopia. Te saate telefonist teha selle avalduse, tegelikult saate kohe telefonist teha ka pildi sellest dokumendist ja saate siis kindlustusringile, et lähete õppepuhkusele ja teil on tegelikult selleks ka alus olemas. Nii, Eha küsib, kas Yester töötab ainult koos Merit tarkvaraga, kui kasutada eraldi, siis kui suur on hind? Ei, Yesterit tegelikult saab kasutada täiesti eraldiseisvana, ei pea olema ühendatud ühegi tarkvaraga. Meil on liidestusi erinevate tarkvaradega. Me ise väga soovitame ikkagi kogu süsteemi teha digitaalseks, et kui vähegi võimalik, siis see säästab lihtsalt aega. See on väga suur eesmärk, aga te ei pea ühendama ühtegi süsteemi Yesteriga. Lihtsalt see on teil endal lõpuks tuleb kasuks. Virge küsib, tere, kuidas kujuneb Yesteri maksumus? Kas see oleneb ka töötajate arvust? Ja, meie hinnakiri on kodulehel täitsa toodud, et minge yester.eu. Seal on toodud erinevate suurustega ettevõtete hinnad välja. Võite valida siis, mis moodulit soovite kasutama hakata.
ja valida saate iga kuise nii-öelda maksega või aastase maksega. Aastane makse on soodsam ja siis ka oma töötajate arv ja te näete seda hinda, et seal on välja toodud nii-öelda hinnaskaalad mingite gruppide nii-öelda lõikes, et teil on see kuni 19 töötajat, kuni 30 töötajat, 29 töötajat ja siis sealt edasi läheb niimoodi, et hinnad sõltuvad ettevõtte suurusest. Karit küsib, kust tuli Esteri nimi? See nimi tegelikult meil oli üks väga hea partner, kellega me arutasime nagu nimesid ja Ester. Me mõtleme seda läbi Yessi ehk siis yes ehk ma ütlen jah asja tegemisele. Ester oma olemuselt on töövoogude lahendus ja me saame teha peaaegu ükskõik missuguse töövoo digitaalseks Esterisse, et korra mainisin mittevastavusi või kliendi kaebusi, et me oleme teinud väga ägedaid töövooga selleks, et mingid asjad ära lahendada. Või isegi ohutusauditid tööstustes. Et neid kasutusvõimalusi on palju ja me tahame öelda, et jah, et me teeme ära ja me saame hakkama sellega ja terve seal lõpus on nagu tegija, nagu inglise keelest võetuna, et Ester, et teeme ära, et jesterdame selle ära. Et see on niisugune positiivse suunitlusega, et me saame hakkama, teeme ära selle, teeme digitaalseks. Reet küsib, tere, kui mul on Meriti puhkusejääk vale ja ise arvestan sellega, siis kuidas võtta kasutusele Ester? Kas ma saan alustada õige puhkusejäägiga? Ma soovitaks Meritisse ikkagi ära korrigeerida kõigepealt. Et ma arvan, et Meriti klienditugi selles osas kindlasti aitab. No, tarkvaras on kõik võimalik kokkuvõttes, aga ma soovitaks, et algallikas oleks korrektne. Me võime küll teha seal erinevaid lahendusi selliseks, et see läheks õigeks, aga ma ikka soovitaks alustada Meritist, et teha seal see korrektseks. Teoreetiliselt võimalik. Kristi küsib, milliseid lahendusi pakub Meriti ja või Ester omavahel koostöös, kui kollektiivis on inimesi, kes ei ole töölepinguliselt Eesti töötajad ja töö tegemise asukoht on mõni muu asukohariik, aga nad on osa tiimist. Puhkuste, kodukontori päevade ja muud sellist haldust toimuks sellisel juhul ainult Esteris? Tegelikult meil on mitmeid ettevõtteid selliseid, kus ongi tiimid rahvusvahelised, täna on päris tavapärane, aga kõik tahavad ikkagi teada, kuna keegi puhkab. Mõnikord on kinnitaja üldse ongi Lätist, Leedust, Soomest ja kuidas see toimib, on sellisena, et need kasutajad kõik on Esteri kasutajad. Aga mis informatsioon ja kelle puhkused liiguvad Meritisse, see sõltub sellest, kas Meritis ja Esteris on see ühendav kood. Ehk Meritis on olemas lepingul kood impordikood ja kui seal seda ei ole, Esteris ka ei ole seda juurde lisatud selle kasutajale, siis see info ei liigu. Ehk nad saavad teha Esteris neid puhkuse taotluseid, kogu kinnitusringi, juhid välismaalt saavad kinnitada neid, kusjuures juhid välismaalt enamasti eelistavad mitte isegi kogu sisse logida, vaid kinnitadagi e-mailist ja puhkused saavad ka need e-mailid vastavalt sinu enda keelele, et see võib olla siis inglise keeles näiteks. Ja saab kasutada, seda tehakse päris palju, et osad töötajad on Eestis, nende puhkused liiguvad Meritisse ja teiste omad jäävadki lihtsalt Esterisse, lihtsalt teistele informatsiooniks. Nii, Kristel küsib, kas Esteril on ka mahupiirang? Näiteks, kas on vahet, kas ettevõttes on 10 inimest või 520 inimest? Meie kõige suuremas kliendis hetkel on 400 töötaja. Et meil ei ole mahupiirangut selles mõttes. Võib olla väga palju töötajaid. Me asume pilves, see on meil Euroopa Liidus, et läheme kõik seadusega kokku. Ja sellepärast ei pea muretsema, et mahupiirangut ei ole, et kõik saate kasutada. Suudame ära hallata väga suuri mahte. Karit küsib, kas Esteris on olemas erinevad puhkuseliigid, näiteks õppepuhkus? Ja, tegelikult on võimalik valida kõiki Eestis ja Meritis olevaid puhkuse liike.
Neid on võimalik ise teie ettevõtte spetsiifilisi luua. Näiteks kui te kasutate Meritit ja teil on talvepuhkus või mingi teine, nagu Evoconi oli sünnipäevapäev, siis Jesperisse on võimalik see puhkuseliik juurde lisada. Ta ongi nagu puhkus, aga kuna me ei ole seda lisanud integratsiooni, ehk ta liiguks siis Meritisse, siis tegelikult ta jääbki seda Jesperisse nagu informatsiooniks. Ja tegelikult on võimalik ka panna nendele Jesteris mingi puhkusaldo külge. Et see võib-olla ongi siis aastas üks päev seda saldot võtta ja saadki ühe päeva seda sünnipäevapuhkust võtta või 5 päeva talvepuhkust, aga mingil kindlal perioodil. See on üks reegel, mida on kasutatud, et talvepuhkust saab võtta perioodil oktoobrist kuni märtsi lõpuni. See üks reeglid on ka loodud. Nii, hetkel mul küsimusi rohkem ei ole, võite julgelt muidugi küsida. Kas teil on midagi, mida te sooviksite lisada? Ma näiteks lisaks puhkustele hakkasin hiljuti kasutama ka kuluaruandeid. Nendega sarnane probleem jälle, et inimene teeb isiklikest vahendist mingisuguse kulu ja siis saadab e-mailiga tšeki, ütleb, et maksin ise. Ja mis sa siis sellega siis peale hakkad, siis peab nii-öelda ise tegelema sellega hakkama. Või siis on nii, et ta teeb avalduse, saadab avalduse küll, aga seal ta ei kirjuta oma nime, ei kirjuta kellelt ta küsib ja kes küsib ja nii edasi. Et kui sa viisime kuluaruandluse ka Jesterisse, siis on niimoodi, et ta saab oma kulusel ära valida, oma dokumendi ära lisada ja see liigub automaatselt Meritisse ja sealt kaudu siis me saame makse tehtud. Muidu oli niimoodi, et vaatad, et saadab pooliku info, võib-olla sellel hetkel pole aega tegeleda sellega ja siis pärast hakkad vaatama, et kas sa sai maksud ja nüüd kuidas seda kõike ringi teha ja kuidas talle seletada, et iga kord sa pead inimesel seletama ka, et mida ta tegema peab, kuidas, mis vormil tegema. Sa võid selleks juhendi teha, ta tihti peale ikka seda juhendit ei vaata, aga kui sa ütled talle, et siin on mu tšekk, siis väga hea, nüüd mine oma tšekiga Jesterisse ja siis seal ta lihtsalt peab valima oma õiged lahtrid ja siis ta jõuab õigesse kohta või siis tuleb ta nii palju siis suunata, et ta saaks selle ühe korra seal tehtud, et siis saavad asjad õigel ajal maksud ka ja jälle kuhugi poolikud asjad üles. Ja meil on lisaks puhkustavaldustele siis valitud ka taotluste esitamine, et selle all siis on näiteks avansilised maksed, kui keegi soovib avanssi, et siis ka ta teeb selle Jesteri kaudu, mitte ei ütle mulle seda mööda minnes kuskil ja ma unustan selle lihtsalt ära, et kui see on tehtud, märgin ülesande lõpetatuks, et lihtsalt just see, et kõik asjad on nagu ühes kohas, on see, mis tegelikult su töö efektiivsemaks muudab. Kusjuures üks populaarne asi, millele ettevõtted nüüd on hakanud tähelepanu pöörama, kuna muutus tulumaksu vaba miinimum, et mida me siis töötaja kinni peame, kas seda vanat või maksimumsummat, tulumaksu maksimumsumma, kas seda summat või mingi teine summa, mida töötaja soovib, et peetakse kinni tema sellest tulumaksust. Ja seda esitada ettevõttele, see on ka võimalik läbi Jesteri või kui sul muutub näiteks pangakonto, saad pangakontot läbi Jesteri muuta, anda siis teada sellest finantsosakonnale või kui sul on spordikompensatsioon või prillikompensatsioon või lihtsalt mingid muud sünnitoetused, samamoodi see taotlus, mida saab läbi Jesteri siis esitada. Et need sõltuvad jällegi ettevõttest, need ei ole standard nimekiri, ettevõtte ise ütleb, mida nad soovivad seda taotlust seal näha. Et see on ettevõtte spetsiifiline. Nii, Karik küsib, kas 2 töötajaga ettevõttes on mõtet Jester võtta kasutusele või on Merit palgas lihtsam ära teha? Meil kõige väiksem ettevõte alustas 1 töötajaga ja nüüd neil on 5 töötajat ja nemad läksid väga ruttu ka kuluarvete peale, lähetuste peale, sellepärast, et nad nägid, et nad kasvavad ja nad lihtsalt ei tahtnud teha paberil midagi, sest
kui sa kasvad, siis lõpuks tekib see efekt, et sa ei jõuagi enam oma kasvu paremini juhtida kui inimesi palgates. Kui sa teed väikesed tööd digitaalseks, ma mõtlen küll, et see ei võta palju aega. Aga tegelikult me oleme arvestanud, et kui sul on ettevõttes umbes 30 töötajat, siis aastas läheb selle töövoo peale vähemalt 80 tundi. Ja kui mõtta 80 tundi, siis selle sees ei ole veel seda arvestada, et okei, ma hakkan mõtlema, pean puhkuseavaldust tegema, kus see puhkuseavalduse vorm mul on ja kellele ma selle saadan, kus ma saan selle heakskiidu ja kui see midagi veel kaduma läheb, et tegelikult on see ajaline sääst päris suur, et sa viskad ühe mure nagu ära ja sul on aega teha midagi, mis tegelikult loob väärtust. Ja seda on ettevõtted ka öelnud, et nad on teinud küsitlusi oma töötajate seas paar kuud peale Esteri vastutust võtta, et mis me teeme, et kuidas teile nagu tundub. Ja pole veel saanud selleks tagasi, et tahaks teha nii, nagu varem tegime. Digitaalselt sul on ülevaade olemas, töötajad tunnevad, et nad saavad teha asju lihtsamini, olevad töövoost neid kaasata paremini ja efektiivsus kasv tegelikult sellest, kui räägime ainult puhkustest, on üle 80%. Finantsinimestena kindlasti meeldivad numbrid, et üle 80% säästetud aega ja kui me arvestame nagu ROI-d, siis see ROI tuleb tagasi vähem kui poole aastaga. Et see ettevõtte sääst on märkimisväärne. Kaisi küsib, kas Ester on võimeline konverteerima ka tööpäevadel võetud puhkuse kalendripäevadesse? Näiteks, kui edastame enda tarkvarast esmaspäevast reedeni võetud puhkuse infot, siis kas Ester suudab selle enda tarkvaras konverteerida esmaspäevast pühapäevani puhkuseks ning selle info siis Meritile edastada? Veidi spetsiifilisem küsimus. Nagu ma ütlesin, tarkvaras on kõik võimalik, et siukest kogemust meil ei ole, et tuleb kuskilt mujalt puhkuse avaldus ja siis me teeme selle 7-päevaseks, aga tegelikkuses on see siukene matemaatika, natuke on vaja tõenäoliselt seal seda koodi muuta ja kui teil on siukene huvi, siis võtke ühendust, räägime. Me oleme teinud väga palju erinevaid lahendusi ettevõtetele, et Esteri üks siukene eelis ongi see, et meil ei ole kõikide ettevõttel täpselt samasugune asi, et ettevõtted saavad enda töövooge muuta ja me saame neid selles aidata. Et võtke ühendust, räägime. Kristel küsib, kas teie meelest on Esteril ka mõni miinus või mõni toiming, mida saaks veel paremini teha või on veel mõtteid, mida juurutada? See siin küsimus kõrval oli, et ma enda poolt ütleks, et kui me alustasime, siis me teadsime, mis me nagu teha tahame. Nüüd meie visioon on läinud järjest selgemaks ja tundub, et seda, mis me teha tahame, on ainult rohkem ja tahaks teha paremini, et kindlasti on asju, mida saab teha paremini ja kindlasti me teeme neid järjest paremini iga kuiselt, iga aastaselt, et Ester ei ole kindlasti valmis süsteem, neid mooduleid tuleb juurde, ta läheb kindlasti lihtsamaks ja paremaks ja ta areneb igapäevaselt, et jah, areng seisma ei jää. Mina ei oska ka ühtegi miinust välja tuua, et pigem olen olnud positiivselt üllatunud kogu selle protsessi juures. Et me oleme ainult paar kuud küll kasutanud, aga tõesti ma arvan, et kui oleks mingi väga suur miinus, et siis see oleks juba pinnale tulnud. Siis me siin ei räägiks ka. Väiksel ikka väike muutustes inimestel loomulikult väike hirm on, et vana süsteem on ka toiminud, siiamaani saan ka hakkama, aga taustal segadus nagu kasvab samas, päevapealt kriitiline teema ka ei ole, et siis tükid sükseid teemasid edasi lükkama, aga ma ka praegu nagu miinuseid ei oskaks väga välja tuua, et me ikka vaatame seda, et kõik, mis aitab automatiseerida, on nagu kasulik, et meil oma 25 töötaja juures, meil ei ole oma raamatupidajat, et me võtame seda teenust väljast suht madala kulu eest ja ongi tänu sellele, et me oleme selle raamatupidamise poole saanud nagu nii palju ära digitaliseerida kui võimalik, et
et arved liiguksid läbi, ma ei tea, Omniva või Finbiti või mille iganes, et ja nii edasi, et ei oleks vaja paberitega toimetada. See kokkuvõttes iga väike asi annab suurde potti päris suure tulemuse. Et siin just Annika rääkis enda müügiosakonnast ettevõttes, kes kogu aeg otsivad võimalust, et ei peaks tiimi suurendama, vaid teha asju paremini. Ja mõtlen, et kokkuvõttes see ajaline sääst on väga suur. Kui sa lihtsalt tegeled, võtad kas tund aega, mõtled, mis siis saaks teha paremini oma töövoogudes ja sa leiad need kohad ja sa aasta peale säästad terves ettevõttes päris palju. See ei ole isegi ainult ajaline sääst, vaid tekib see ülevaade oma töövoogudest. Kui me räägime puhkustest ja puhkuste graafikute tegemisest, siis kõik teavad, kus me hetkel oleme, kelle käes mingi avaldus on, kuna keegi tahab puhkusele minna. See on niisugune väike asi, aga kokkuvõttes annab kõigile palju juurde. Ja, meie puhul on see ka, et meil on ettevõte kogu aeg aastast on kogu aeg kasvanud. Ja siis, kui suudad neid mingeid asju enda laualt maha võtta, siis saad samamoodi edasi liikuda ilma, et tekiks väga palju lisakulusi sellega, et kogu aeg vaikselt mingeid asju saab kõrvale lükata ja saad uutega edasi tegema. Mina võin olla siis see töötajate poole esindaja, et siin on nagu võib-olla, ma ei tea, rohkem mõtlevad nagu palgaarvestaja seisukohast, et töötajana ka, kui teil ei ole võimalik enda puhkuse saldot kogu aeg ise vaadates, ma läheks kohe palgaarvestaja juurde, ütleks, võtke kasutusele Jester. Et tegelikult see puhkuse saldo on minu arust suht isiklik teema, et ma võiksin, äkki ma tahan iga päev seda vaadata, et see on põhimõtteliselt nagu, ma ütleks, panga väljavõte, et ma tahaks nagu olla kursis sellega, eks ma muidugi saan nagu arvutada, aga kokkuvõttes tegelikult see võiks olla asi, millel saab nagu kogu aeg silma peal hoida. Tegemist on kõige populaarsema leheküljega Jester, mida vaadatakse. Ilmselt minu pärast. Tõsi pole nii hull. Nii, aga siin on üks küsimus veel tulnud vahepeal. Kas kuluaruanne liigub Merit palka? Kuidas toimub sellisel juhul algdokumendi säilimine? See protsess, kuidas ta toimib, kuna neid lahendusi on erinevaid, kuidas puhkuse, meil kuluaruanne saaksid liikuda, siis me oleme teinud võimalikult universaalsena. Ja mis siis toimub, on selline, et teete kuluaruande ja see on ära kinnitatud viimase etapiga finantsosakonna, kõik on hästi, siis teil moodustub tegelikult sellest niisugune PDF ja ta läheb kirja teel, võttes kaasa kõik lisatud failid, ta läheb teie digitaliseerimiskeskusesse, siis kui teil näiteks Omnivas või Omniv on uus nimi, mis on Finbyte, läheb sinna digitaliseerimiseks ja ta jõuab läbi selle, ükskõik, mis teil siis raamatupidamissüsteem on, ta jõuab sinna, kui teil on see partner olemas, kes digitaliseerib. Et me jõuame üks hetk ka tõenäoliselt sinna, et ta läheb puhtalt XML formaadis, aga praeguse hetkel oli see kõige paindlikum lahendus, et kõik saaks kasutada seda kuluaruannete lahendust ega välismaa ettevõtted, et palju on ka selliseid, kes tahavad, nad liiguksid hoopis kuskile välismaale, seal ei ole võimalik XML-i sellise kujul kasutada. Nii, me oleme siin 50 minutit nüüd juba rääkinud, et Annika, sulle üks viimane küsimus. Millised on Merit palgaplaanid aastaks 2023? See on alati arendajatele selline tore küsimus, et sa teed ütleme siis arendusjuhte plaane ja siis juhtuvad asjad, aga mida nagu kindlalt või lähiajal välja lubada on see, et tuleb otseühendus SEB pangaga ja pärast seda siis ka Coop pangaga. Siis mul on pea täitsa tühi. Põhimõtteliselt nüüd sellel aastal sai Merit palgas valmis selline väike personali osa ja seda siis on plaanis täiendada, et näiteks tõendite kehtivuse lõppemise kohta tuleb kohe teavitus, mis on jällegi selline mugavuslahendus.
Mainida pole vaja seda, et loomulikult kõik seadusest tulenevad muudatused on meritpalgas alati olemas, ehk näiteks uuel aastal ju meil pensionäridel tuleb uus selline üldine maksuvaba süsteem, et see juba on meritpalgas olemas, kasutajad ei pea muretsema. Üks põnevamaid lahendusi, mille kallal me tööd hakkame tegema, on kinnipidamiste menüü, et see on selline aegade algusest olnud kogu aeg samasugune, et tahaks siis seda näiteks, kui me räägime kohtutäiturite poolt erinevatest kinnipidamistest, et see oleks nagu siis mugavam ja automaatsem ja ei peaks kuskil Excelis mingit lisatabelit täitma. Ja loomulikult töötamise registriga otseühendus, haigekassaga, et need praegu seisavad tegelikult meie siis nii Maksuameti taga natuke nagu ka meie partneri taga, kes meile selle otseliidestuse on siis teinud. Nii, ja Jaanus, mis on Jesteri plaanid tulevaks aastaks? 1. jaanuariks saab valmis siis puhkuse graafikute lahendus, kus saate teha puhkuse graafikuid. Kas töötaja saab ise, saab endale ülesande, et palun nüüd tee puhkuse graafik järgmise aastaks, kus ta saab vedada graafiku pea, mis päevadel, nädalatel tahab ta puhata. Hiljem läheb see juhile kinnitamiseks. Saab osakonna juht selle ära planeerida oma tervele osakonnale, et sõltub ettevõtte vajadusest. Meritiga tahame laiendada integratsiooni sellisena, et kui tuleb teil uus töötaja, et lisada teda Meritisse, siis sellele kasutajale tuleb ka kohe kasutajakonto Yesterisse ja tal läheb automaatselt ka kiri välja, et palun nüüd tee endale Yesteri parool ja saab asuda Yesterit kasutama, et siis läheks see kasutused veel lihtsamaks. Ja see lisamoodul, mis Meritis on, kus saab märkida töötajate kohta informatsiooni, et me tahaks jõuda ka sinna, et töötajad saaksid näiteks nähagi Yesteris oma praegust, või pangakontot või mingid muud informatsiooni, mis palju lapsi on. Et siis see võiks üks hetk ka tulla, aga see jääks kindlasti järgmise aasta teise poolde. Nii, siin on Kristel öelnud, et aitäh, et olete turule toonud head programmi. Ja üks anonüümne kommenteerija ütleb, et erinevate raportite tegemise võimalus võiks paindlikum meritpalgas olla. Võiks täpsustada. Võib seda küsimust täpsustada. Aga ma arvan, et siinkohal ongi hea tänada teid, et aitäh. Ma arvan, et oli väga põnev arutelu. Aitäh teile. Ja aitäh ka kõigile meie kuulajatele, et mõnusat jõuluaja ootust ja me saadame kõigile registreerinutele ka salvestuse linki, kuhu me paneme siis ka auhinna võitjad kirja. Aga aitäh teile ja mõnusat jõuluootust. Suur tänu.